Tere tulemast Musta kassi tara lugemise kaalud. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 2.–8. veebruar. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaardidel teile siis selleks nädalaks öelda on. No nädal algab siin sellise pühendunud töö tegemise kaardiga. Et müntide 3 on selline pühendunud töö tegemine. Inimene teeb lihtsalt oma tööd, ta teeb seda, mida ta oskab, teeb seda pühendunult, tähelepanelikult. Et on siuke tavaline töö tegemise kaart. Edasi tuleb seltskonna kaart. See on karikate 3 ja karikate 3 minu jaoks tähendab sellist istumist, sõpradega, sõbrannadega maha istumist, töökaaslastega istumist, pere keskel võib-olla mingit sündmust, selle tähistamist. Pigem selline arutamine, rahulik koosviibimine, istumise kaart. Siis tuleb siit müntide kaart, müntide 6. Müntide 6 on selline külluse jagamise kaart. Et siin nagu on, mida jagada. Võib-olla on palgapäev tulemas, saate nagu jagada midagi. Ja, et siin nagu, teil on, mida jagada. Et siin nädala alguses tuleb tööd teha, saab natukene istuda, suhelda ja siis on ka, mida jagada. Aga edasi tulevad siit juba sellised võitluse kaardid. See mõõkade 5 ja mõõkade baas siin all. Nemad räägivad võitlusest ja see on selline egode võitlus, see on konkurents, iga hinna eest nagu oma tahtmise ajamine, selline kaart, aga see kaardid räägivad ka seda, et te võite võita, aga kas nagu see seda väärt on? Et see mõõkade 5 ütleb seda, et see võiduhind võib olla liiga kõrge. Ja mõõkade baas räägib sellest, et tuleb valida nagu oma sõnu, et kellelegi ei teeks haiget. Et mõõgad ongi natukene sellised teravad. Ja, et siin on üks mõõkade kaart veel, see on mõõkade 6, see on päris viimase kaardina. Aga tema on seotud selle narriga ja narr tähendab uut algust. Kui eelmisel nädalal teil oli torn, mis tähendas nagu järsku elumuutust, siis nüüd on teil narr välja tulnud ja narr tähendab uut algust. No kui on järsk elumuutuseks, siis on ka uus algus. Aga see uus algus võib olla millega iganes seotud. Kas töökohaga näiteks või elukohaga. Ja mis iganes on teil siin tulemas, siis see mõõkade 6 minu jaoks, see tähendab 2 asja. Kas põgenemist või reisile minemist. Et ma pigem arvan seda, et võib-olla teile pakutakse näiteks kuskil mõnes teises kohas tööd. Et teil tuleks nagu kas töökoha vahetuse või elukoha vahetus, siis ongi nagu reisile minemine, ära minemine, selline liikumine. Et see mõõkade 6 tähendab nagu liikumist. Ühest kohast teise liikumist. Kas siis reisimist või töökoha vahetust ja sellega seoses liikumist või elukoha vahetust, sellega seoses liikumist. Aga see võib tähendada ka lihtsalt reisi, et lähete nädalavahetusel kuskile, sõidate sugulastele külla kuhugi kaugemasse kanti, kuhu te iga päev nagu ei sattu. Aga muudatused on teie elus kindlasti ees. Et seda on juba 2 nädalat kaardid nagu öelnud, et muutused on tulemas. No minu soovitus teile, võtke rahulikult, tehke tööd, kui teid kuhugi kutsutakse, minge ja istuge, rääkige juttu, olge oma sõnadega ettevaatlik, ärge püüdke iga hinna eest võita, võib-olla on selle võidu hind liiga kõrge ja pärast kahetsete. Ja siis vaadake, mis muutuseid elu teile toob. Võib-olla teil on vaja kuhugi liikuda, sest et eelmise nädala tornikaart rääkis järsust elumuutusest. Ja nüüd on narr, mis ütleb, et
et on uus algus, sest narr on kaart 0 ja see tähendab uue tsükli algust elus. Olgu teil ilus nädal ja kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi, pange ikka like, pöial üles, võite ka kommenteerida ja kohtume järgmisel nädalal.